No nii mõnelgi on tekkinud küsimus, et kui palju lund siis võib katusel olla, enne kui ta muutub katusel ohtlikuks. Ehitusnormid vist lubavad circa 100–120 kilo ruutmeetri kohta. Selleks, et täpselt teada saada, kui palju siis meil tegelikult praegu kaalu on katusel, vaatame siin, teeme katse ja mõõdame ära. Alustuseks vaatame, kui palju on meil siis üldse lumepaksust siin katusel. Panen selle siia maha. Ja no, mis see kõrgus on? Circa 44 sentimeetrit. Ja. No peab arvestama, et siit nüüd see õhuke kiht siin peal on tegelikult äsja sadanud. Ehk sihukest tihket lund, vaatame kohe, palju seda tihket lund on. Nii, siit hakkab siis selline tihke Lohemäe-kiht, jah. Tihket lund on, siis mõõdame selle ka ära. Tihket lund on meil siis siit. No, circa 26 sentimeetrit. Ma mõõtsin siia lume sisse täpselt 1 ruutmeetri. Et sinna hästi kehvasti on näha võib-olla, aga jah, igal selle ruutmeetri ma võtan siit välja ja siis kaalume ära. Ma lõikasin täpselt ruutmeetrise tüki siit välja ja panen selle kilekotti, et see ära kaaluda. Tada! Ongi täpselt 2 suurt kilekotitäit lund sai siit pandud. Ja nüüd siis proovime ära kaaluda, palju need 2 kotti kaaluvad. Kõigepealt proovisin kõige tasasema pinna leida ja vaatame kõigepealt, palju ma ise kaalun. No, see on enam-vähem õige. Nii, proovime need 2 kotti nüüd ära ka kaaluda siis. Nüüd 1 koti kõigepealt. No, 98 umbes, jah. Nii. Teine kott. Natuke kõrgem. Näitab siis 93,7. Nii, ehk siis kokkuvõtteks saime niimoodi, et 1 kott kaalus umbes 18 kilo, teine 22 kilo, mis teeb siis kokku 40 kilo. Ehk siis iseenesest see ei ole ju piisavalt ruumi on siin. Meil oli 25 sentimeetrit tihedat lund ja kogu lumepaksus oli 43 sentimeetrit. Aga mida peab veel arvestama, et iga maja on erinev esiteks. Noh, lisaks siis veel minu kaal, et koos minuga on siis tegelikult juba 110 kilo. Ja see on nüüd siin nüüd siis viimase sadanud lumi, et ennem seda oli ka üks suurem lumi, mis sulas ära, aga sellest jäi järgi muidugi siin üks, võiks öelda 2-3 sentimeetrit jääd, mis on ka tegelikult oma kaal. Lisaks peab arvestama, et see katus siin on alt külm, et see ei soenda, mis tähendab, et ta läheb aeglasemalt tihedaks. Et need katused, mis on alt, tuleb sooja, need peaksid alt nii-öelda siis raskemad veel olema. Ehk siis igaüks peab siis nüüd omad järeldused tegema, vaatama, millal on õige aeg, et päris hilja peale ei tohiks jääda sellega.